Austatud Keila linnavolikogu esimees Ahti Noor, linnapea Keiu Valge, volikogu ja vallavalitsuse liikmed. Mul on suur rõõm teid tervitada tänasel pidupäeval. Täna 23. veebruaril möödub 108 aastat meie iseseisvuse väljakuulutamisest. Manifest kõigile Eestimaa rahvastele ehk Eesti iseseisvuse manifest oli dokument, mille alusel loodi 1918. aastal Eesti Vabariik ja mille esimene avalik ettelugemine toimus Pärnus Endla teatri rõdul just täna 108 aastat tagasi. 24. veebruaril avaldas Maapäeva vanemate nõukogu manifestiga Tallinnas ja kuulutati välja iseseisev Eesti Vabariik. Palju õnne meile kõigile! Esineb segakoor Keila, dirigent Arvo Pihlamets. Esimene laul Eesti lipp. Sõnade autor luuletaja Martin Lipp kirjutas selle 1897. aastal 5-salmilise luuletusena pealkirjaga Eesti, Eesti, ela saa, millest sai hiljem laul Eesti lipp. Lipulaulu viisi kirjutas Eesti helilooja Enn Võrk 1922. aastal. Eesti lipp. Mille
Õitse kasva ela. Viis Miina Härma. Teadaolevalt Eesti esimese naishelilooja esimene laul üldse. Sõnade autor Mattias Johan Eisen oli folklorist ja luuletaja, kes tõlkis Soome eepose Kalevala eesti keelde ja kes kogus üle 90 000 lehekülje rahvaluulet ja rahvajutte. Õitse kasva ela. Dirigeerib Arvo Piljamets. Oma südames alati kannan isamaad ja emakeelt. Neid kunagi ära ei anna ega muuda oma meelt. Kunagi Keila kirikukontserdil õnnestus vestelda helilooja Olav Ehalaga ja paluda temalt ühte laulu. Keila laulu. Hea kolleeg Olav Ehala vastas, et jaa, ma pöördun luuletaja Leelo Tungla poole sõnade osas ja nõnda see koostöö süttis ja sündis ka Keila laul pealkirjaga Kaunim kui kunagi. Esitavad segakoor Keila ja kammerkoor Toonika, dirigent Kadri Lepping. Klaveril Eva Teppo. Võimalik, ma annaks sõna nüüd Keila linna. Jaa, me anname sõna. Keila, meil on tervitus. Ahaa, nii just. Tervituseks saab sõna Keila linnapea Keiu Valge. Tere õhtust, head Keila inimesed! Mul on hea meel tervitada teid siin Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud sündmusel ja aitäh, et olete tulnud sellest õhtust siin osa võtma, kuulama muusikat, jagama pidulikke hetki ja tunnustama inimesi, kelle panus meie linnas väärib esile tõstmist. Nii nagu meie väike kogukond, seisab ka riik oma inimeste najal. Meil on oma riik ja oma keel. See ei ole ajaloos olnud iseenesest mõistetav.
Oma riiki ja vabadusrahvana tähendab võimalust ja õigust ise otsustada. Aga see tähendab ka kohustust vastutada. Vastutada oma tegude ja sõnade eest. Meie kujundame oma hoiakute ja tõekspidamiste, kõneviisi ja suhtumisega järgmise põlvkonna Eestit. See on suur vastutus. Sellest sõltub meie tulevik, meie kestma jäämine. Kui meie otsuseid juhivad ausus, julgus, hoolivus ja vastutustunne, kui tegutseme põhimõttekindlalt ja teineteisega arvestades, sünnib usaldus. Usaldus loob turvatunde ja kindluse vaadata tulevikku. Sellest kujuneb Eesti järjepidevus. Meie tugevus rahvana elab igapäevases pühendumises, koostöös ja valmisolekus panustada oma aega ja energiat ühise tuleviku nimel. Sellest kujuneb Eesti kestlikkus. Me võime rääkida linnast või riigist kui süsteemist, kuid oluline roll on siin omavahelistel suhetel. Kuidas me teineteisega räägime? Kuidas me eriarvamuste puhul käitume? Kuidas me hoiame oma kogukonda siis, kui ajad on keerulised? Keila linn tähistab tänavu oma linnaks nimetamise 88. aastapäeva. Meil on armas ja arenev linn. Oleme lähipiirkonna keskus. Iga otsus loob tulevikku ja meil tuleb mõelda, millise kodulinna loome meie, millise kodukoha me jätame oma lastele. Kas me hoiame üksteist, kuulame ja märkame piisavalt? Kui me igaüks leiame endas rohkem jõudu pakkuda lahendusi, otsida vastuseid mõistmiseks või leida vahelduseks hea sõna toetuseks, siis on meil hea tulevik. Just inimesed annavad riigile sisu, suuna ja väärikuse. Igal aastal tunnustame siinsamas kultuuripreemiaga inimesi, kelle panus on muutnud meie kogukonda rikkamaks ja tugevamaks. Meie kultuuripreemia laureaadid, aasta tegu ja tegijad läbi aastate on loonud meile kõigile emotsioone, kasvatanud ühtsuse tunnet ja lisanud meie linnale hoolimise väärtust. Ma tänan teid selle eest. Riik ei kesta iseenesest. Meie Eesti kestab. Ja see on kinnitus, et meil on inimesed, kelle peal saab loota. Inimesed, kes loovad, hoiavad ja vastutavad ning teevad iga päev valiku, et Eesti on hoidmist väärt. Head vabariigi aastapäeva! Aitäh, linnapea Keiu Valge. Meie Keila laul saab nüüd kõlama. Dirigent Kadri Lepik.
täname teid, segakoor Keila, kammerkoor Toonika. Alustame Keila linna tunnustustseremooniaga. Palume tunnustusi jagama Keila lehe peatoimetaja Evelin Povel, Keila linnapea Keijo Valge ja abilinnapea Anneli Pärni. Head peokülalised, Keila lehe ja lehelugejate nimel, kes üheskoos möödunud aasta ägedamaid hetki märkasid ja kaardistasid, on mul suur au ja ülim rõõm tutvustada teile tänavust Keila linna aastategu. Elus ja iseäranis ettevõtluses on põhimõte, et kui sul on millestki puudus, olgu see mõni toode või töövõte või sündmus või veel midagi vajalikku, siis tuleb see endal ise luua. Nõnda need kaks noort naist tegidki. Jõudsid omavahelises vestluses ära tundmisele, et Keilas on vajaka väikeettevõtlusega seotud lävimist ja infot. Ettevõtjate omavahelise koostöö ning nendega seotud info jagamise hoogustamiseks otsustasid nad korraldada sündmuse kohalikele väikeettevõtjaile. Esmalt selleks, et ettevõtjad tutvuksid omavahel ja tutvustaksid oma tegemisi linnaelanikele. Sündmuse korraldajate jaoks oli toodete ja teenuste info kokkukogumisel oluline ka see, et iga väikese teenuse saamiseks oleks keilalastel tarvidust siit kaugele sõita, et me teaksime, kes mida teeb ja toodab. Nad tegid algusest lõpuni kõik ise. Kontakteerusid ettevõtjate ja teenusepakkujatega, mõtlesid läbi päeva ülesehituse, leidsid esinejad, heli, valguse ja lava ning toetajad. Kes seal käis, need teavad, et üritus sujus viperusteta ja kõik tundsid end kaasatuna. Osalejad, esinejad ja linnarahvas. Tore on teada, et Keila väikeettevõtete festival tuleb tänavu jälle. Keila on juurde saanud väärt ettevõtmise, mis inimestele korda läheb. Head inimesed, Keila linna 2025. aasta tegu on ettevõtjate festival, mis toimus 9. juulil Kuusepargis. Festivali korraldasid Marja Meikar ja Eveli Küttaru. Palume Marjal ja Eveli tunnustuse üleandmiseks ja Keila linna auraamatusse kirjutamiseks ette tulla.
informatsiooniks nii palju, et laureaatide õnnitlemine toimub peale kontserdi lõppu. Te saate seda kõik teha. Tere ka meie poolt, mul oodata kuulda. Ma väga tänan kõiki, kes eelmine aasta osalesid meie ettevõtluspäeval, mis oli küll ülilühike, väga kiiresti kokku pandud, ehk et meil oli algusest lõpuni ainult 6 aega. Sinna vahele jäi kenasti tantsupidu, kus ka mina osalesin, aga me ühise tiimiga Mariega saime suurepäraselt hakkama sellega, ise tunneme seda. Aga selleks ma väga tänan Keila rahvast, Keila linnavalitsust, kõik, kes andsid oma panuse sellesse ja saime sellest indu ja teeme seda veel. Tulge kõik vaatama meid. 16. mai. Väike repliik siia, et väärtustades meie kohalikku väikeettevõtlust toetas Keilalehe toimetus kingikotti mõned tooted, mis on kas kasvatatud või toodetud või tehtud Keilas. Aga veel 1000 tänu linnavalitsusele, kes delegeeris tänavu tublimate valimise Keilalehele. Me tegime seda nii nagu kunagi, kui toimetusaasta teo valimise 2013. aastal Keilas algatas koos oma lugejatega. Ja siinkohal 1000 tänu meie lehelugejatele, kes jagasid toimetusega oma märkamisi. Kes või mis võiks olla Keila linna aastategu 2025. Aga nüüd on aastategu valitud ja välja hõivatud. Meie aga tahaks veel tänada Keila inimesi, meie kogukonda. Kõlagu siin mõned näited eelmise aasta tegijatest, keda on märgatud, kelle tegemised on inimestele korda läinud. Suur tänu teile teie hoolimise ja pühendumuse eest. Me täname sind, kallis koorilaulja, rahvatantsija, orkestrant, rahvamuusik, teie dirigendid ja juhendajad. Kõigi nende ülendavate ja helisevate hetkede eest laulu- ja tantsupeol. Aga me täname ka sind, kallis õpetaja ja lapsevanem, kes sa mõtlesid lahendustele, kuidas pidulised vähem vihma alla satuks. Tõid peoväljakutele kaasa kuivad soojad riided või nägid öö otsa vaeva, et hommikuks peoriided taas peoväärilised oleks. Me täname sind, hea keelelaatade korraldajad ja teid, kauplejad ja laadakülalised. Laat ei ole pelgalt müüjad ja ostjad, kes leti ääres omavahel kokku saavad, kuigi nendeta ju ka ei saa. Laat on detailideni läbimõeldud kellavärk, kus iga kaupleja tunneb, et on saanud parima kauplemiskoha ja iga laadaline tajub, et tema peale on mõeldud. Keilalaatadel on pikk ajalugu, nii tore, et see täiskäigul edasi elab. Me täname ka sind, kes sa läinud aasta aprillis sammu kogumise käima lükkasid ja sind, kes sa usinasti samme kogusid. Kamba peale kokku samuti Keila peal 67 206 kilomeetrit. Rõõmuga täname ka teid, kallid lapsevanemad, kes te oma lastele mõeldes Keila koolis Montessori klassi avamisele kaasa aitasite. Ja täname teid, head käsitöömeistrid ja pärandihoidjad, et teil oli julgust ja usku tuua Keilasse rahvarõiva konverents, kuhu kogunes pärandihoidjaid üle Eesti. Üle Eesti tulid kokku ka skaudid, et pidada Keilas maha oma jülipäeva laager. Suur tänu ka sulle, hea Keila elanik, kes sa täitsid oma kodanikukohust ja käisid valimiskasti juures hääletamas. Me täname teid, kallid hoovilugude perenaised ja kõikide avatud hoovide pererahvas ning kaunite koduaedade pererahvas, kes te avatud aedade päeval külastajaile oma tegemisi jagasite. Ja tegelikult seda nimekirja võiks lõputult jätkata. Aitäh, armsad keilalased. Keila on just täpselt selline, nagu teie seda loete. Elagu Eesti, elagu Keila. Aitäh, Keila lehe peatoimetaja Evelin Puvel.
aga jätkame taas kontserdiga ja sedapuhku tuleb teie ette Keila kultuurikeskuse naisrühm Keikal, mis on tegutsenud juba üle 30 aasta ja nemad esitavad meile tantsu Pääsukesed. Autor Elo Utt, muusika ja sõnad Piret Lilleste ja muusikat esitab ansambel Mirt. Juhendaja Riina Tammistu. Tuule, tuule päevakõne, tuule päevakõne, vii mind välja aasa pääle, sinna, kus on kuldseid põlde, sinna, kus on hainalõhna, kõrte hellu sahisõma, seal on rühalillipessa, sinna päeva rohendamas, üle taiva pääsukesed, linnolennul lindamas, kõigi poole vaatamas, nad kõigi poole vaatamas, tiivadega katmas taivast, tiivadega katmas taivast. Rannaliival merekarvi, mere pääl lainevatu, vesi katma silmapiiri, merepiiri, taivapiiri, üle taiva pääsukesed, linnolennul lindamaa, kõigi poole vaatamas, tiivadega katmas taivast. Laval on taas kammerkoor Toonika, dirigent Kadri Leping. Muusika ja sõnad Triin Arrak, seade Triin Arrak ja Kadri Leping. Üle Maarjamaa esitab kammerkoor Toonika.
Sõnad Liidia Koidula, Jüri Leesmet, muusika Alamat Tiisen, seade Rene Eespere. Laulutsüklist 5 isamaalist laulu Sind surmani. Esitab kammerkoor Toonika, dirigent Kadri Leping. Klaveril Eero Tepo.
Meie kontsert jätkub. Sedapuhku tuleb taas naisrühm Keikal teie ette ja nende tants kannab pealkirja Kinda kiri. Tantsu autor on sellel aastal kõrge tunnustuse saanud tantsujuht Maido Saar ja muusika Rene Eesperelt, sõnad Leelo Tungal ja esitab Ivo Linna Muhu saarelt. Kes on juba üle 30 aasta tegutsenud kultuurikeskuses ja nende juhendaja palume siia Riina Tammistu. Meie Keila linna kultuuripreemia kätteandmise tseremoonia aeg on kätte jõudnud ja ma paluksin siia Keila linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe Raido Leokini. Tere, mina olen Raido, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees. Head kuulajaskond, austatud külalised ja lugupeetud laureaadid. Enne kui lähme edasi tänase iduliku hetke juurde, tahaksin lühidalt rääkida, kuidas komisjonis otsus sündis. Sel aastal esitati kokku 11 ettepanekut. Arutelude käigus tegin komisjonile ettepaneku anda rohkem kui üks preemia ning mul on rõõm teatada, et tänavu pälvivad kultuuripreemia 2 kandidaati.
Komisjonis siis toimus salajane hääletus ning selle tulemustest kuulete juba õige pea. Täna oleme siia kogunenud, et tähistada pühendumust, loovust ja visiooni, mis rikastavad meie kultuuri ja spordiruumi. Kultuur ei ole ainult see, mida me loome. See on ka see, kuidas me mõtleme ja üksteist mõistame. Tänased laureaadid on oma tööga sellesse ühisruumi jätnud selge ja mõjuka jälje. Teie panus kõnetab, ühendab ja inspireerib ning avab uusi vaatenurki paljudele inimestele. Kultuuripreemia on tunnustus teie senise töö eest ja tänu julguse eest tegutseda sihikindlalt. Austatud laureaadid, täname teid südamest ning meil on au anda teile üle kultuuripreemiat teie panuse eest meie kultuuri, ühiskonna ja kogukonna arengusse. Esimese Keila 2026 aasta kultuuripreemia saaja kohta on öeldud järgnevalt. Teie töö ujumistreenerina on olnud palju enamat kui sportliku vormi lihvimine või kõrged medalikohad. Olete õpetanud noortele distsipliini, visadust ja eneseusku. Teie käe all on sirgunud sportlased, kes lisaks parematele tulemustele oskavad olla ka tugevad ja vastutustundlikud inimesed. Austatud Toni Meier, mul on suur au anda teile üle kultuuripreemia ja 3000 eurot silmapaistva panuse eest ujumistreenerina. Palun, aplaus! Tervetus kõigile. Alati on suur rõõm, kui sporti võetakse kui osa kultuurist. Ma arvan, et sport on suurepärane tööriist noorte kasvatamisel, isamaalikkuse arendamisel ja üldse noorte distsiplineerimisel. Pean ka mainima seda, et tänu Keila linnajuhtidele on väga hea koht spordi tegemiseks. Kindlasti saame veel paremaks. Suur tänu, ilusat õhtut. Ja teise Keila 2026 aasta kultuuripreemia saaja kohta on öeldud järgnevalt. Teie looming köite ja nahakunstnikuna ühendab traditsiooni ja meisterlikkuse isikupärase loovusega ning hoiab elus oskusi, mille väärtus ajas aina kasvab. Oma töö ja õpetamisega olete rikastanud Keila rahvakultuuri ning aidanud säilitada ja väärtustada unikaalset köite ja nahakunsti. Austatud Sirje Kriisa, meil on suur rõõm ja au anda teile üle kultuuripreemia ja 3000 eurot märkimisväärse ja pikaajalise panuse eest Keila kultuuri ellu ning unikaalse köite ja nahakunsti säilitamise ja väärtustamise eest. Palun!
aitäh kõigile, kes mind esitasid, aitäh Keila linnavalitsusele, aitäh kõikidele minu kolleegidele siin Keilas ja igal pool ja see on suur au. Ja ma tänan väga teid kõik. Aitäh. Ja ma muide ei tea, kes mind esitasid üldse. Ma tõesti ei tea ja ma isegi küsisin tema käest ja tema ütles, see pole tähtis, kes esitas. Lihtsalt nii on. Aitäh teile kõigile. Palju õnne Keila kultuuripreemia laureaatidele Sire Kriisale ja Toni Meierile ja õnnitlemine toimub taas peale kontserdi teise osa lõppu.